Tervitus, Merike numbrite keel. Pole ammu metsa jalutuskäigu videot teinud. Vaadake, kui palju lund siin on. Mõnus. Ja ma tegin täna hommikul tegelikult ka ühe video, aga ja seda kuulates läks seal natukene väga isiklikuks, nii et ma veel natuke mõtlen, kas ma panen selle ainult võib-olla klubi liikmetele kuuldavaks. Aga natukene selles, mis ma seal rääkisin, on see, et analüüsisin oma peas, et eelmine aasta tuli väga palju selliseid küsimusi, mis puudutasid paarisuhteid ja tuli siit ja sealt vestlusõhtutel ka välja palju neid küsimusi, et oota korra, Lussi, mis sa teed? Luskin, hei! Siin me oleme kõik. Siin on metsas üks selline koht, nagu te koerte omanikena teate, on kurimart. Nad leiavad alati sellise koha üles, mida nad süüa ei tohiks. Noh, ühesõnaga üks jama asi on siin, ma ütlen teile. Parem on, kui te ei tea. Nüüd ta käis seda jälle söömas ja siis me pärast musitame ja kallistame. No nii, lähme tagasi. Ehk siis suhte küsimusi on alati ja ma arvan, teie, kes te inimestega siin ikka koostööd teete ja pikemat aega olete siin õpetajad ja coachid ja mida iganes, siis olete nende asjadega väga hästi kokku puutunud. Et eks see suhted on ajast aega üks suur teema. See, mida mina kõige rohkem oma numeroloogiaga siis tahan edasi viia, on see, et kuidas teil on suhted iseendaga. Et läbi selle numeroloogia saab hästi palju iseendaga tuttavaks, see on see minu moto. Ja miks mina numeroloogiat kunagi õppima hakkasin, oli see, et ma tahtsin kiiremini teistest inimestest hakkama saada või aru saada. Seepärast, et veitsa väsitav oli see minu elu mulle endal selles suhtes, et kogu aeg pidi nende inimestega kuidagi õpid tundma ja läheb aega ja nii edasi. No võt, nüüd saab kiiremini, seepärast, et kui tead inimese sünnipäeva ja teie, kes te siin kanalil juba pikemat aega olete, siis te juba teate ja mul on mõnusalt tulnud tagasisideid selles suhtes, et Merike, mis sa teinud oled minuga, et nüüd esimene asi üldse ma ei küsigi inimeste nime, vaid küsin, mis päeval sündinud oled. Ma ütlen, väga hästi olete siin hankinud seda informatsiooni ja ka need raamatud, kes meil on need tugevamad numeroloogid enne mind juba ikka tunduvalt kauem, siis Kai Tamm ja Timo Reinpal, et nendel on ka hästi palju huvitavaid materjali seal. Et tasubki tegelikult lihtsalt ennast teadlikumaks teha, pigem siis enda jaoks. Nii, miks ma seda kõike räägin, nagu kass ümber palava pudru. Ma olen praegu hämaras metsas, vaatame, kas telefon mingi aeg hakkab ütlema mulle, et siin on liiga pime. Aga nii, üks koer on kadunud. No vaatame. Küll ta järgi lippab. Nii, siis vestlusõhtud eelmine aasta, mis meil olid, siis need olid mega kihvtid, mega lahedad, selles suhtes suured tänud kõigile, kes siis osalesid seal. Ja vestlusteema õhtu, vestlusõhtu teema oli meil siis see, et mida toob see aasta 2026 ja arutasime edukuse koodi. Selle laadne tuleb nüüd meil 29. Jaanuaril tuleb Tallinnas. Info selle kohta on olemas seal kinnises Facebooki grupis, koduleheküljel numbritekeel.ee peaks olema. Ja mis see vestlusõhtu üldse on, sest see ei ole ainult see, et mina seal räägin. See on selline asi, kus ma panen teid omavahel rääkima ja see on selline asi, kus te kõik praktiliselt saate küsida. See ongi vestlusõhtu, et me vestleme. Ja mida rohkem teid seal on, seda kihvtim on selles otsas, et te saate omavahel tuttavaks, me saame arutada ja see 29. jaanuar on siis tulemas pigem selline ka, et selle aasta kohta edukuse kood ja kindlasti ma võtan sinna ka mingid suhteteemasid. See, kuidas mina suhteid vaatan või mida ma seal analüüsin, on pigem see, et numeroloogiliselt annan mingid juhtnööre, mingid väga lihtsalt see, mis ma laivides olen siis rääkinud. Välgin, et mu pensionär järgi tuleb, sest mets on hämar. Nii, lumi õnneks valgustab.
Ja, et siis annan juhtnööre, kuidas mida nagu tähele panna, mis on jällegi nendes plussid-miinused. Aga veebruaris käib siis selline ralli. Ma väga loodan, et ma kuupäevadega sassi ei pane, aga 20 veebruar on siis Tartus vestlusõhtu. Selle kohta informatsioon on ka üleval koduleheküljel ja Facebooki suletud grupis. Kui ma ei eksi, kui ei ole, siis ma panen selle sinna. See on siis Kaia Kristallid vist äkki, kes organiseerib seda. Siis 21 on meil Viljandis kokkusaamine ka veebruar, siis 22 on Tallinnas. Ja nende selline vestlusõhtute teema on siis pigem paarisuhted ja loomulikult edukuse koodist räägin. Ja üleüldse jällegi, mis see mõte on? Et veebruarikuu on sõbrapäev või vaata, kuidas Valentiin või mis asi ta siin on. Aga tegelikult mõte on see, et see aitab ainult teil elukaaslasega, tuttavatega, sõpradega, lapsega, lastega rohkem aru saada teineteisest. Ja nii see lihtsalt ongi. Seepärast, et seesama video, mis ma mõtlesin, mis ma hommikul tegin ja vaata, ma panen klubi liikmetele vist selle sinna ainult üles. Veitse selline kukkusin lobisema, ütleme siis nii. Et seal ma rääkisin sellisest asjast nagu narsissism, et see, miks ma üldse numeroloogiasse läksin, oli see just, et ma tahtsin kiiremini inimesest aru saada. Mitte see, et nendega peab siin pikalt jaurama. Ja just see ka, et on meil seal, narsissism on tegelikult selline hästi lai mõiste, eks ju. Ma ütlen veel kord, ma ei ole mingi spetsialist sellel alal. Aga on ju meil selliseid töökaaslasi, elukaaslasi. Ja kõige keerulisem on võib-olla siis see, kui on sinu enda laps või oled sina ise. Tavaliselt narsissist päris aru ei saa, et ta on narsissist. Aga kindlasti on võimalus sealt ka välja tulla, ütleme siis niimoodi. Ja siis, kui ma selles maailmas natuke seal ringi rohkem käisin ja ise olin siis ohvriolukorras, siis ma tean ka täiesti näiteid on olemas, et on saadud sellest välja, nii et ma ütleksin ka, et numeroloogiliselt on see, et kui te sünnikaarti analüüsi saate siis ja teie seas on hästi paljud, kes on juba saanud, siis te ju näete neid numbreid, te ju saate selle informatsiooni ja ega seal midagi muud, kui tuleb hakata iseenda kallal nokitsema, tööd tegema. Ja ega siis minu meelest kõige kihvtim ongi see, et kui sa tahad, et sinu ümbruskond muutuks ja see jama suhe võib-olla, kus sa oled, või siis need pinged töökaaslastega, ülemusega, lastega, mida iganes, siis tuleb vaadata, mis sinu sees on see, et mis vajab parandust. Ja see oli mulle ka väga hea selles suhtes, kuidas ma ütlen, kasutusjuhend, kui ma oma kaardi lahti sain ja muidugi ma teen sellega tööd kogu aeg. Ma ei ütle, et ma vigadeta olen, mul on ka seal mingid trükivead sees, mis vajavad veel regullimist. Õnneks paljud on reguleeritud, aga mul on väiksed jamad ikka küljes. Õige on üks selline jama. Küll me sellega ka hakkama saame, ütleme siis nii. Ja, aga teate, see jutt selles suhtes, miks ma seda üldse räägin, on just see, et natukene teile rääkida nendest vestlusõhtutest, et kui vähegi võimalik, tulge kohale, sest see on hästi huvitav selles suhtes, et meie kõik loome selle ruumi ja seal tuleb nii palju huvitavaid vestlusteemast üldse üles, mida näiteks alguses, kui ma seda alustan, siis lõpuks me räägime hoopis mingitest muudest asjadest. Nii et kes on vestlusõhtul käinud, siis andke märku, kirjutage, kommenteerige, kuidas teil meeldis ja ka see, et käige vaadake seal kodulehekülje peal, kas infot on selles suhtes piisavalt, et me ka kogu aeg seda arendame. Kui midagi näete, et mingi asi ei toimi, siis andke ka meile märku. Et nii see on. Ja siis muidugi need koolitused, mis ma teile rääkisin. Üks tuleb siis sellest konkreetselt numeroloogiline, kuidas siis aru saada, mis ametid sulle sobivad. Ja see tuleb niimoodi, et täpselt oma andmete baasil arvutate ise selle numbri välja.
ja mina räägin, millised ametid sulle sobivad. Täpselt numbrite järgi. Muidugi ma ei tee seal isikliku sünnikaardi analüüsi, aga ma annan vihjeid, millele tuleb siis tähelepanu pöörata, mis on seal olulised ja see koolitus tuleb konkreetselt Zoomi kaudu. Ja teine koolitus, millest ma olen siis ka juba pikalt rääkinud ja paljud kliendid siis ma olen õhutanud tegema siis YouTube'i kanalit. Tulen teile lahti rääkima sellest YouTube'ist, mis asi see on. Nii palju siis, kui ma ise omast kogemusest tean, seepärast, et kui ma seda alustasin, siis ma ei teadnud üldse sellest mitte midagi. Aga ma õpin kogu aeg, on palju asju muidugi, mida ma veel ei oska. Aga ma toon teile seal hästi palju näiteid ja nii edasi. Ja miks ma teid olen õhutanud kogu aeg hakata tegema oma YouTube'i kanalit? Sellepärast, et te ka saaksite see julgus sisse. Kui sa veel praegu mõtled, et sa tahad teha, aga sa ei tea, ikkagi midagi on puudu, hakka lihtsalt pihta. Alati saab seda reguleerida, vuntsida, paremaks teha. Et jah, nii nagu ma olen öelnud ka, et minge vaadake oma esimesed videoid. Ega see on tegelikult hästi suur enda ületamine, see polegi selline niisama kätte pesukraani all. Võt, nii, sellised asjad, sellised uudised on siis tulemas. Mul ei veel midagi. Ma tegelikult tahtsin tulla natukene ikkagi nende suhete juurde tagasi. Ma küll nüüd ei räägi üldse numeroloogiliselt mitte midagi, natuke rohkem ikka seda tahtsin, mis on tulemas. Mul on veel üks suurem asi, mille kallal ma pussardan, aga see võtab natuke rohkem aega. Üks selline arvatavasti, ma loodan väga, et selle aasta lõpuks saab ka valmis, aga kes seda teab? Tark ei torma. Issand, seal on mingi koeraga jalutaja. Me ei saa kiirustada. Tüdrukud, lähme teisele poole. Tirtsud. Tule. Rossi. Ma arvan, et seal on suurem koer. Meil ei tasuks riskida äkki. Ei saa üldse aru, kuhu ta läheb. Ta-ta-ratta. Taskulambiga veel. Natuke ootame. Tere. Hirmus on ju. Ui, natuke hirmus on. Lussi on selline vapper tüdruk, kes tahab meil igale poole minna. Ja siis, kui ta näeb, et suur koer on, siis teda hirmsasti kardab. Nii, lähme tagasi teema juurde. Okei, vaatame. Mul oleks natuke mõte mujale, aga kes siin pigemalt kanalil on, siis ta teab. Selline ma olen. Suhete kohta tahtsin rääkida, et kui teie seas siin minu kanalil on keegi, kes tegeleb suhetega, terapeut, coach, koolitaja, inimeste aitaja, ükskõik mida sa ka ei teeks, siis kommenteeri siia alla, jaga oma tegevust, oma linki, oma kodulehte täiesti vabalt, nii palju, kui nüüd YouTube üldse lubab seda kõike teha, aga ta tavaliselt lubab ikka. Et jagake ja aidakem teineteist, sest ma tean, et teie seas on siin väga palju selliseid inimesi, kes aitavad igapäevaselt. Konstellöörid, terapeudid, nii nagu ma ütlesin, psühholoogid, psühhoterapeudid, ma ei tea, mida iganes, mis versioonid kõik saavad olla, kogemusnõustajad näiteks. Et kommenteerige siia alla ja teie, kes te siin kuulate ja mõtlete, et olete nii pikalt selles kohas olnud, kus te praegu olete, siis lihtsalt vaadake vaikselt piiludes, et võib-olla leiate kedagi. Aga mina numeroloogina siis selles suhtes, mina saan aidata teid ainult niimoodi, kui te olete valmis iseendaga tuttavaks saama. Ja meil on ka suhteanalüüs, aga suhteanalüüs näitab pigem seda, et sina ja tema ja mis on kõik võimalik, ka need miinuspooled näitab selle ära. Et me tuleme siia ellu üksinda ja me läheme siit elust üksinda. Kõik see, mis siin vahepeal käib ja on meie lapsed, meie elukaaslased, meie koostööpartnerid, et lihtsalt on meil õpetajaks. See, et kuidas me mingisugused kogemused saame, miks me need saame, see on kõik juba ammu paika pandud. Et üks huvitav asi on see, et mul on olnud klientideks siis, kui ma räägin klientidest, siis pigem ma räägin nendest suulistest, kellega meil on rohkem kontakti, siis on nii paljudel inimestel, kellel on siis see hingemissioon, mis tuleb siis numeroloogiliselt välja, on vaimne õpetaja, coach, terapeut, mida iganes, see on hästi lai mõiste, on ju see vaimne õpetaja.
aga reeglina kõigil on noh, ütleksin niimoodi, võib-olla siis sellised räiged kogemused elus, lapsepõlves eriti. Aga teate, uskuge mind, need, kes on iseendaga tööd teinud, saavad aru, et see oli kõik millegi jaoks vajalik. Kaasa arvatud mina olen aru saanud ja analüüsinud, et siin ei ole see koht, kus kohas kogu aeg jääda sinna süüdistusse. Kõik teised on midagi teinud, sest me ikkagi ise vabalt valime. Samamoodi selle perekonna, kuhu me oleme sündinud. Noh, kas usud sellesse või mitte, on ju? Et aga nii see lihtsalt on, et kes siin pikemalt tegeleb juba siin numeroloogia, astroloogia, vaimse teemaga, siis teavad ka neid asju. Teate, kui huvitav on praegu metsas, ma ei tea, kas te näete, üks hästi suur koor läheb ka sealt taskulambiga, seal valgustatakse. Ma pean oma memme praegu ootama. Tuleb. Meil on rallikäik sees praegu. Nii. Võt niimoodi. Ma väga loodan, et sellest videost on mingit kasu. Eelkõige üleskutse sellele, et kui on vähegi võimalik, osalege vestlusõhtutel. Vahva on, kui tulete minu vestlusõhtutele. Vahva on see, kui te osalete kuskil kellegi vestlusõhtul, kellega sul teema on ühine, kellega on niinimetatud nagu hingeline match. Sest minu meelest need, vaata koroona aeg me õppisime hästi palju seda, et inimestega kontaktis ei saanud olla, aga need on nii vahetud ja nii mõnusad. Sest et ma arvan, et mingi hetk tuleb selline pikem paus nendel vestlusõhtutel, siis Zoomi kaudu tulevad meil kohtumised ja siis vaatame, mis elu toob. Ja kui sul tekib mõte, et tahad kutsuda mind endale klubisse kuskile või ma ei tea, kuhu iganes, siis anna ka endast märku kuhugi maani. Ma teen neid vestlusõhtusid ja siis tuleb jah, nii nagu ma ütlesin, üks väike paus sisse, siis vaatame, mis saab. Võt niimoodi, aga teie kallikesed, terapeudid, psühholoogid, coachid, vaimsed õpetajad, arendajad, kõik, kes te siin inimesi aitate, eelkõige olete iseendaga saanud joonele. Seepärast, et minu meelest ka terapeudid, coachid, kõik, kes te siin neid asju teete, mina kaasa arvatud, siis kõigepealt me peame olema ise terved. Ja nii nagu turul on hästi palju erinevaid inimesi, siis igaüks tunnetab ise ära oma intuitsiooni järgi, kes kellele sobib. Nii ta lihtsalt ongi. Et palun kirjutage siia kommentaaridesse oma teenustest, et oleks hea lihtne siit kätte saada, see info jääb kuni ise pikemaks ajaks. Võt niimoodi, egas midagi muud. Hoidke pilku peal siis koduleheküljel www.numbritekeel.ee ja siis saab mulle ka kirjutada selles suhtes, te leiad seal ükskõik, mis meiliaadressi nüüd ka ei oleks, kas on info@gmail, ei, siis on info@numbritekeel.ee või siis on see merike@numbritekeel.ee või siis on see numbritekeel@gmail.com. Kõik meilid töötavad meil, et saate näiteks mingeid videoteemasid panna mulle, mis teid huvitab. Kõik, kes eelmine aasta mulle kirjutasid, teie mõtted on mul üles kirjutatud ja järjekorras neid siin teen. Võt niimoodi, nii ongi. Hakkas käsi külmetama, kuigi on nii mega mõnus õhtu metsas. Ja see video, mis ma täna hommikul tegin, see oli tegelikult alguses mõeldud kogu grupile, aga kuna ma läksin seal nii isiklikuks, siis ma panen selle ainult klubi liikmetele ülesse. Ja kui sul endal klubilisust ei ole, siis ära muretse, seal on lihtsalt natukene peaaegu sama info, natuke lihtsalt lisasin sinna mingit sellist asja juurde, mida ma arvan, et ma vist kõigile ei taha rääkida. Võt niimoodi ongi. Ja kui sul on keegi tuttav, kes juba klubi liige on, siis vaadake koos. Aga seal on samamoodi üleskutse, et kõik terapeudid, inimeste aitajad, kes on eelkõige ka iseendaga tugevalt tööd teinud, et andke siia üles konstellöörid, energiavahendajad, ma ei tea, mida kõike, reiki. Ma ei tea üldse neid, igasuguseid on neid varianti, kuidas aidata inimesi, et aidakem üksteist. Aga põhitööd lõeb teil ikka endal ära teha, võt niimoodi ongi. Täna vist laupäev, nii et toredat laupäeva meile kõigile. Mul hakkab siin laev kriiva kiskuma. Teate, mis üks asi ma tahtsin ikka rääkida? Ma hakkan praegu koju jõudma, aga üks hästi huvitav film oli. Seda ma rääkisin ka selles videos.
et teate, kuidas ma ütlen, esiteks sealt tahan läheneda, et keha ei valeta mitte kunagi. Iseasi, kes me saame sellest keha signaalidest aru. Kui me räägin suhetest on ju, sest suhete teema tuleb, aga ma neid vestlusõhtutel räägin kui numeroloog. Et seal ma ei jaga mingeid oma kogemusi. Aga ükskõik, mis suhe teil siis ka ei oleks, aga te tunnete tegelikult, et see on vale, aga ikka sa oled selles, ma mõtlen ka töökaaslasega või mida iganes, siis keha tegelikult annab reaktsioone erinevaid. Ja universum annab ka märke, universum, jumal, ma ei tea, hinglid, mida iganes, sõltub, milles usud. Nii nagu ma ütlesin, see ei ole usukanal. Mina ise usun väga universumi märkidesse. Näiteks see ka, et kui sulg tuleb, teate kui huvitav, mingi paar päeva tagasi ajas mind üks sulg kohe taga, hästi imeõrn pisikene. Ja siis ma mõtlesin, täitsa lõpp. Mul olid prillid veel hetkeks peas, õues olin. Ja saate aru, siis see sulg jäi pärast see sanga külge kinni. Ma mõtlesin, kuidas see võimalik on? Pange ka siia neid kommentaare, kuidas teil on nende asjadega. Siis ma hakkasin vaikselt suhtama, et mis värk on, et mida see hingel tahab mulle rääkida. Ma enam ei mäleta, mis ta rääkida tahtis. Ja, aga tulen tagasi, siis me saame kogu aeg mingeid huvitavaid märke. Ja ükskord oli niimoodi, et mul oli selline, elus oli selline mitte kõige kihvtim periood ja sattusin filmi otsa. See film oli selline, et kus oli kui inimesed nägid valgust, siis nende selle valguse energiaga oli see lugu, et nad võtsid endalt elu ära väga vägivaldselt. Ja siis oli mingi kamp inimesi, keda hakkas juhendama üks mees, nendel oli siis silmad kinni pandud. Ja siis see mees, sellel olid hästi tumedad keevitusprillid veel ees, aga tegelikult tal oli see, et ta võis ka näha valgust. Aga teda seal juhendas kogu aeg ka mingisugune saatanlik mingi tüdruk, kes siis justkui juhatas teda, et häviti neid inimesed ära või mida iganes. Ärge küsige, miks ma seda filmi vaatasin. See oli see periood, kus lihtsalt oli vahepeal, mul oli kõik oli üks mukikaka mingi aeg, mingi periood. Ja teate, mis tegelikult selle filmiga ma sain pärast aru. Mulle tegelikult öeldi kogu aeg, et tee silmad lahti, vaata, mis ümber on, vaata, kus kohas sa oled. Vaata, kuhu sa ennast oled sisse mässinud. Aga ma sain sellest hiljem aru, siis kui juba kõik oli läbi ja sain tõesti aru. Ja mõelge, kui huvitav, andke teiega näiteks märku, mida te olete näinud, märganud, kas võib-olla mingit filmi sattunud pealt vaatama, mingit filmi vaatama. Ja siis te pärast saate aru, et täitsa lõpp, aga see oligi informatsioon, mida sa tegelikult teadma pidid. Või näiteks keegi inimene helistab sulle või kirjutab või mingid sellised asjad, ja siis sa pärast mõtled, see oligi nagu see asi, mis sul kas vaja oli. Ja muidugi need märgid, mida me teame, vaata, et siis erinevate inimeste kaudu tuleb üks ja sama informatsioon. See on juba selge informatsioon, et sa pead nüüd midagi tegema või seda tegema. Siia videosse nüüd mahtus nii palju erinevaid asju. Ma väga tänan, kui kuulasid lõpuni. Siin oli siit ja sealt ja igalt poolt minule omapärane. Ma tänan väga, et olete siin kanali peal ja ikkagi vahvat laupäeva ja nii ongi. Laupäeval vist kombeks on käia saunas, nii et kellel võimalus siis käige saunas. Ja egas midagi. Kohtumisteni. Aitäh, et olemas oled.